hommikust, mina olen Rain Seepõld, olen miinituuker mereväe tuukrigrupist ja näitan teile ühte täiesti tavalist tuukri tööpäeva. Iga tööpäeva alguses tuleb esimese asjana kolleegidele tere hommikust soovida. Tere hommikust! Nüüd paneme vormi selga ja siis läheme tänase tööpäeva juurde. Nii, nüüd on vorm seljas ja tänane plaan on siis üks sukeldumine. Nii et selleks tuleb varustus valmis panna meie parohallis. Tänane sukeldumine on niimoodi, et me läheme neljakesti merele paadiga ja 2 sukeldumist toimub. Et siis ühed tuukrid sukelduvad 40 meetri peale ja siis teevad hädaabi protseduuri ja siis teine paar, kus ka mina olen, sukeldume 30 meetri peale ja teeme sealt kõigepealt, mina teostan ringotsingut ja teine tuuker teeb nii-öelda hädaabi protseduure, ehk siis toob mind pinnale. Et see on asi, mida me iga teatud aja tagant nii-öelda läbi teeme, et see oleks alati käpas, kui midagi juhtub. Sukeldume me siis sellise aparaadiga, mis on nii-öelda skuuba. Siin on siis täisnõumask, siis nii-öelda PCD. Nimetused on hästi palju inglise keeles, sest teed ka Eesti tuukrid õpivad sukeldumist inglise keeles, nii et selles suhtes on need terminid sellised. Aga siia läheb siis balloon, et iga hommik ja enne igat sukeldumist tuleb alati aparaat üle kontrollida, et kõik funktsioonid töötavad. Kraanid, mis on siis kas õhu või mingi segugaasiga, siis alati lahti keeramise puhul tuleb seda ettevaatlikult, sest kõik on siin nii-öelda õrnad asjad, et kui liiga kiiresti kraan lahti teha, siis võib neid lõhkuda. Siis tuleb testida, et meie nii-öelda tiibad, ehk siis ingliskeelne nimetus PCD toimib, siis kõik rihmad, asjad ja neid ka ennem seda, kui paadis juba aparaadi selga paneme. Et ka tihti sõiduga võib mõni plastikrõps või midagi võib katki minna. Lestad, lamp, alati on tuukril kaasas nuga, juhus kui kuhugi kinni jääb ja siis selline rullik, millega siis seda ringotsingut teha. Nüüd on varustus valmis. Nüüd juba oodata, et kaastuukrid ka oma varustusse valmis paneks. Siis tuleb panna selga sukeldumissilikond ja siis juba merele. Et see on alternatiiv, kuidas tunnete praegu? Mõni teeme selle Tõeline vend, Rääkige otse peale. Me jõudnud siis sukeldumisalasse, kus me tänast sukeldumist läbi viime. See on siin Tallinna lahes, nii-öelda laevatee lähedal ja esimene sukeldumine on meil 40 meetri peale, kus siis meie tuukrid teostavad sükest hädaabi protseduuri, ehk siis teise tuukri üles toomist. Et täna on meri selline piiri peal, et väga suurt lainet tegelikult ei ole, aga lihtsalt on tuuline. Nii kaua, kuni siis ühed tuukrid on vee all, siis teised nii-öelda jälgivad seda ümbrust, jälgivad laevu, et keegi see tuukri koha peal ei satuks ja samamoodi jälgivad siis seda markerit, mis on seal, et kui sealt tuleb mingid hädaabitõmbeid ja seda poid. Teine sukeldumine on täna 30 meetri peale, kus siis kõigepealt teeme ringotsingut ja siis teine tuuker toob mind siis samamoodi nii-öelda pinnale. Tuukrid on siis 5 minutit praegu vee all olnud, ehk siis umbes 5 minuti pärast hiljemalt peaksid nad üles jõudma. Kui sukeldumas on käidud, varustus ära hooldatud, ise pesus käidud ja vorm uuesti seljas, siis paneme parohalli ukse kinni ja läheme sööma, sest lõunasöök, sest peale sukeldumist on kõht üsna tühi. Nii, lõunasöök on söödud, siis iga tuukgrupi liikmel
on ikkagi tahe ja tegelikult ka ametijuhendist tulev kohustus trenni teha, sest meie norm siin tuukrigrupis on katsed teha ikkagi 300 punktile. Kõige tavalisem asi, mida me tuukrigrupis siin teeme, on ergomeetri sõudmine. Et siis viimased 7 aastat on tuukigrupp selle meeskondliku sõudmise alati võitnud, nii et ja kuna see oktoobrist tulemas on, siis me juba nii-öelda valmistume selleks. Tuukritöö on väga täpselt reglementeeritud. Seega kõik, mida me seal lahe peal täna tegime, läheb siia sukeldumispäevikusse ja logiraamatusse kirja. Ehk siia, kes sukeldus, kui kaua, kui sügaval, kes oli sukeldumisjuht ja mis nähtavus oli, palju nii-öelda, kui su kõrge laine oli ja mille põhja iseloom oli, et kõik see läheb siia kirja. Ja siis sukeldumisjuht siia ka allkirja andma ja seda saame siis säilitada ja alati tulla tagasi hiljem selle sukeldumise juurde, kui selleks vajadus peaks olema. Aga selline see tänane päev oli. Käisime siis merel tegemas hädaabiprotseduure ja tegime trenni ära, käisime lõunal ja hooldasime varustust. Ja kui õppusi või muid nii-öelda riigiabi väljakutseid ei ole, siis selline üks harilik päev tuukrigrupis välja näeb. Et aitäh, et olite kaasas.